ja tegelikult, mis me siin räägime meeste korvpallist, Eesti meeste korvpall on ülikõva, sellepärast et MM-il võideti ju hõbemedalid, küll tänavakorvpallis Andre Pärn eesotsas meeskonna liidrina, aga no ikkagi MM-hõbe on MM-hõbe. Kas üldse Leedu on MM-hõbedat saanud korvpallis? Tekib küsimus. Vot. No mis te mehed... Ei ole. Ei, no võttis kohe suu lukku. Võttis kohe lukku. Et nüüd oleme kõvem korvpalliriiku Leedu, et palju õnne kõik Eesti korvpallisõbrad. No ma võin öelda, et ma üleeile õhtul enne magama minekut natukene vaatasin tagantjärele seda finaalkohtumist, kus Eesti kaotas Venemaale, siis tänava korvpalli MM-il Moskvas ja vaatasin seda mängu, noh okei, see tänava korvpalliks, aga ühte asja ma tegelikult, üks mõte mul tekkis seda vaadates ja niisugune tähelepanek, mida võiks nagu öelda, on see, kui hästi see Eesti kolmik või nelikaigi, noh kolmniki väljakul pluss varumees, kui hästi nad üksteist nagu, milline meeskonna vaim seal oli, kuidas oma mees kukkus, teine läks või kaks meest läksid kohe, aitsid püsti, lõid käsi kokku iga väiksema ebaõnnestumise või õnnestumise järel ja see on tegelikult asi, mida Eesti korvpallikoondis, päris korvpallikoondis võiks tegelikult õppida, see eriti eelmistel aastatel, see natuke nüüd minu arust sel aastal on paranenud, aga eelmistel aastatel on nagu väga vähe seda näinud. On tehtud just tuima näoga, tuima tööd, aga see meeskonna alal on äärmiselt tähtis. Aga võib-olla tänava korvpall ongi natuke sarnane rannavõrkpalliga, vaata, kus ka kuidagi nagu see kahe mehe koosluse emotsioon ja see üksteise toetamine on võib-olla natuke suurem kui ütleme seal 6 mehe vahel, et võib-olla siis väiksemas kollektiivis ongi see kergem tekkima. Ja no mina olen väga uhke, et meil on väga head rannavõrkpallurid ja ma olen ka uhke, et meil on väga head tänavakorvpallurid.